Väga hea. Kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Rikkad täna maksavadki rohkem makse. Oleme ausalt, et kui minu palk on suurem, siis ma selle 22% võetakse täna ikka palga pealt, mitte selle pealt, et mingi kindel summa on see. Et minu arvates see süsteem, mis 2017 me lõime, et madalapalgaliselt oli tulumaksuvabastus, see oleks pidanud tänaseks olema see, et mitte 1200 eurot, vaid see oleks pidanud keskmise palgaga kaasnema ja siis suurema palgaga astmeliselt maksad rohkem, aga mitte see, et täna peaks olema see suurem kui 22%. Ühel hetkel tekib siis küsimus, et miks mina rohkem pingutan. Et mulle meeldis see süsteem, mis toimis väga hästi viimased 8 aastat. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Ettevõtted maksavadki meie eest makse. Et meil küll paberi järgi on, et küll tulumaksud ja sotsiaalmaksud, et tegelikult ettevõtja maksab neid kinni, pluss käibemaks. Et Eestis on väga hästi toiminud see, et dividendide pealt me maksame. Aga kui me investeerime ettevõtlusesse, siis selle pealt ei maksa, sest iga investeering tegelikult toob riigile väga palju maksuraha sisse. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? See sõltub alati olukorrast, kas see on Eesti riigile ja majandusele väga oluline. Me näeme täna põllumajandust e-piima olukorda ja me teame see väga hästi, et Eesti enda ettevõtjad on valmis sinna investeerima. Sel juhul ma arvan, et tuleb kõik selleks teha, et kas toetada neid ettevõtjad, kes seal täna on, et sellest pankrotiservas olevast hetkest välja ronida või teine pool vähegi võimalik siis ikkagi investeerimised jääksid meie enda inimeste kätte. Kas riigile kuuluvad asju peaks rohkem erastama? See sõltub alati olukorrast ja mis need on. On valdkondi, mida kindlasti eraettevõtjad suudaksid palju paremini pakkuda. Me näeme väga head näide on see, et kui meil erabussitis Tartu ja Riia vahet ja Totti ei tahtnud ja lõpuks küsis, et äkki 7000 annate meile aastas. Siis kõrvale panti rong, mille ühe sõitmise aasta on 1 miljon ja sõidavad lätlased. Need on ka natuke eestlased, aga purustasid ja rikuti kõik see süsteem ära, kuidas Valgast saaks Tartusse tööle ja nüüd lõpuks ka bussifirmale Tartu linn peab natuke peale panema, sest inimesed tahavad ikka sel ajal saada Riia lennujaama ja sealt uuesti koju, kui lennukid lendavad, et bussifirma omanik ütles väga selgelt, et andke natukene sellest meile, me paneme veel 3-4 bussi juurde, nii et kuskil on see koht, kus me teeme lollusi ja nii nagu ma olen naeran, et nagu Tallinn-Tartu raudteed elektrifitseeritakse. See, et 2 aastat see hilinenud on, mitte kedagi see ei koti. Aga kui palju riik sellega raha kaotanud, öeldakse, et Siemensit ei tohi kiusata. Võt. Kas inimesed peaksid rohkem ise oma pensionist vastutama nüüd lühidalt? Nii palju kui vähegi võimalik, samas me täna oleme sellise süsteemiga riik, kus me ikkagi maksame oma palgalt sotsiaalmaksu ja sellest 20% läheb ikkagi pensionisse ja sõltub nüüd sellest, kas oled siis liitunud 2. ja 3. pensionisambaga, aga ma soovitan, kui vähegi võimalik on, siis investeerida, kui ise ei oska, siis vähemalt 3. pensionisambasse. Võib-olla tahad midagi veel öelda? Aitäh kutsumast.